Tere, olen Kristi Rahm ja tutvustan teile täna sellist joonistusrakendust nagu Doodlepadi. Selleks on siis uut tööd alustada vaja vajutada siia selle plussmärgi peale. Saab teha siis selle pildi peale, mis on ise pildistatud või otsida telefonist, aga meie täna joonistame, ehk siis valin selle pintsli. Kuna on portree tegemine, siis on püstpaigutusega alus. Nüüd selle kasti sees saan siis valida kõigepealt tausta. Siin on erinevad võimalused, aga kuna meie tahame täna portreed teha, siis ma valingi selle tavalise tausta. Nii. Nüüd edasi valime siis vahendi. Jääb täna see esimene pliiats meil siin, aga on võimalik valida siis ka pintsli või siis teisest reast vasakult kustutuskummi või siis suuremat pinda täita näiteks rulliga. Nii, nüüd ma valin siit värvi. Siit saan siis muuta pintsli või selle vahendi joone laiust. Nii, ja joonistan nüüd siis siia ühe näo. Nii, juuste tegemiseks teen natukene laiema. Valin laiema joone. Nii, lisan siia veel ka siis silmad. Selleks valin nüüd natuke väiksema joone. Nii, siis ma saan sisestada siia teksti. Kirjutan näiteks siia ema. Ja kui ma nüüd tahan seda liigutada, siis saan teda siit kinni võttes siis viia sinna, kuhu mul ta vaja on ja saan näiteks muuta siit ka värvi. Nii. Ja kui mulle see sobib, siis vajutan seda linnukest siin üleval. Nii, nüüd on siin veel üks tore võimalus valida siis selliseid erinevaid lisandeid oma pildile, ehk siis siin saab valida ka nagu juukseid ja silmi ja selliseid asju või siis lisada mingisugust muud toredat pildina siia juurde. No näiteks ma valin need õhupallid siia. Ja seda siis saab suurust muuta ja siis lohistada sobiva koha peale. Ja jälle, kui kõik sobib, siis linnuke. Nii, lisaks sellele on siin võimalik siis ka juurde panna fotosid, mida meie täna ei kasuta. Siis on võimalik joonistada nii, et tekib selline sümmeetriline pilt. No näiteks liblika joonistamisel mõlemad pooled tulevad ühesugused. Saab kasutada joonlauda ja saab siit ka siis kogu pildi ära kustutada, kui valida tühjendada õuend. Siis on siin selline valikuriist, millega saab siis just mingisuguseid kindlaid asju valida ja liigutada. Ja siis on võimalik siit noolega tagasi võtta, kui midagi läks natuke valesti, siis saab sammukese tagasi minna. Ja kui pilt on valmis, siis tuleb panna linnuke. Ja nüüd ta siis annab võimaluse kas siis jagada seda kusagile või siis salvestada, nagu meie täna teeme. Nii et valida salvesta ja nüüd ta salvestab siia samma Doodlepadi visandite alla selle töö. Nii, mõnusat katsetamist teile kõigile!